Iraan läks vabank ja andis ootamatu löögi Ameerika Ühendriikidele. Ja nüüd liigub Hormuzi väina blokaad uuele, veelgi ohtlikumale tasemele. Iraan sihib Hormuzi väina all asuvaid veealuseid internetikaableid ja see võib tabada hoopis midagi muud kui naftat. See on löök planeedi digitaalsele infrastruktuurile ja triljonite dollarite väärtuses tehingutele. Aga see on alles algus. Seega vaatame, mida see tähendab. Sest enamik inimesi ilmselt isegi ei tea, et Hormuzi väina all asuvad maailma majanduse jaoks üliolulised kaablid. Aga need ei ole lihtsalt internetikaablid. See on midagi enamat. Ühesõnaga, hakkame uurima. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal ja pange videole like. Ja kirjutage oma kommentaar selle video alla kas kohe või saate lõpus. Sest see on YouTube'is sisu levitamise jaoks väga oluline. Olen teile selle eest tänulik. Ja lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Pitchi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Iraani sõjaväe pressiesindaja Ebrahim Salfagari teatas täna otse, tsiteerin, me kehtestame tasud internetikaablite eest. Pärast seda avaldust avaldasid Iraani meediaväljaanded, mis on seotud islami revolutsioonilise kaardiväe korpusega, konkreetse plaani selle kohta, kuidas nad hakkavad raha koguma lihtsalt selle eest, et kaablid lebavad Hormuzi väina põhjas, mis, tuletan meelde, ei kuulu Iraanile. Lõpuks teatas islami revolutsiooni kaardiväe korpus, et nad hakkavad nõudma sellistelt ettevõtetelt nagu Google, Microsoft, Meta, Amazon ja teised tasu selle eest, et nad kasutavad Hormuzi väina all asuvaid veealuseid kaableid. Teheran soovib, et ettevõtted hangiksid Iraani litsentse ja maksaksid, nagu nad seda nimetasid, turvamakse merepõhja infrastruktuuri hooldamise eest. Kuigi, rõhutan veel kord, Iraan ei ole neid kaableid paigaldanud, pole neid kunagi hooldanud ega oma nende üle mingit suveräänsust, täpselt samuti nagu ka Hormuzi väina üle. Lõpuks teatas Teheran, et Iraani seadusandjad arutavad juba plaani, mis võiks sihtida Araabia riike Euroopaga ja Aasiaga ühendavaid veealuseid kaableid. Nüüd, miks see nii oluline on? Enamik inimesi arvab ilmselt, teate küll, et internet on pilves, satelliitide kaudu ja nii edasi. Tegelikult ükskõik kuidas me ka ei areneks, on interneti füüsiline alus üle 500 veealuse kaabli, mis kannavad üle 95% rahvusvahelisest internetiliiklusest. Jah, 95% internetiliiklusest edastatakse siiani kaablite kaudu. Hormuzi väina kaudu läbib mitu suurt mandrite vahelist kaablit. Aastatepikkuste Iraaniga seotud riskide tõttu on rahvusvahelised operaatorid teadlikult vältinud Iraani vesi, koondades enamiku kaablitest kitsa ribana Omaani poolele väina. Tundub, et kõik on turvaline, kuid on 2 kaablit, väga olulised kaablid, mida kasutatakse finantstehingute jaoks ja mis siiski läbivad Iraani territoriaalvett. Just Need on esmajoones otsese sihiku all. Kokku läbib 7 peamist maailma kaablit Hormuzi väina. Need ühendavad Euroopa, Aasia ja Pärsia lahe riikide digimajandusi. Nende kaudu liigub iga päev, mõelge selle peale, $10 biljonit finantstehinguid. Iga päev. Kujutage ette, kui see kõik kas või 1 päevaks välja lülitatakse. Ja nüüd teatas islami revolutsiooni kaardiväe korpus konkreetse nõude. Välisoperaatorid peavad hankima Iraani load ja maksma turvatasusid merepõhja infrastruktuuri hooldamise eest. Samuti eksklusiivne Iraani kontroll kõigi hooldus- ja remonditööde üle selles piirkonnas. Kui maksta ei taheta, on Iraan valmis kõik need kaablid läbi lõikama. Mis juhtub, kui kaablid saavad kahjustada? See mõjutab kohe tavalisi inimesi kogu Aasias, Lähis-Idas ja Euroopas. Voogedastusteenused lakkavad töötamast. Tavalised sõnumirakendused aeglustuvad või lülituvad üldse välja. Videokõned katkestatakse, internetipangandus ja kaardimaksed võivad samuti olla häiritud. Pilveteenused alates e-postist kuni tööriistadeni halvenevad selgelt. Üldiselt on need päris probleemid, mida tunnevad kõik, absoluutselt kõik. Aga see pole veel kõik. Asi on selles, et ka relvajõud toetuvad turvalistele kaugsidele ja reaalajas koordineerimisele.
kõik, alates juhtimissüsteemist kuni operatsioonideni. Droonide operatsioonid ja logistiline planeerimine sõltuvad nendest samadest veealustest kaablitest. Nende võrkude kahjustamine muudab jõud vähem tõhusaks, raskendab liitlastega koordineerimist ja suurendab väärarvestuste tõenäosust. Teisisõnu, USA keskväe juhatus, mis tegutseb selles piirkonnas, koordineerib vähemalt osa oma operatsioonidest Lähis-Idas just nende kanalite kaudu. Kui reaalne on praegu Iraani oht? Asi on selles, et juba täna ei saa kaablite remondilaevad, mis peaksid neid kaableid hooldama, siseneda Hormuzi väina. Aga kaableid on vaja hooldada. Kui kaablid saavad kahjustada, siis te mõistate, et need võivad jääda rikkis kuni sõja lõpuni. Kas ettevõtted võivad lihtsalt Iraanile mitte maksta? Öelda, et jah, meid ei huvita. Jah, võivad. Ja siin on põhjus, miks nad ei maksa. Esiteks on nad Ameerika sanktsioonide all ja seaduslikult ei tohi nad Iraanile makseid teha. Oleks ju rumal, kui näiteks Google või Amazon maksaks iraanlastele. Teiseks üritab Iraan ilmselgelt piraatlust harrastada, sest et kaablid ei kuulu talle, tal ei ole nende üle kontrolli ega saagi olla. Hormuzi väin ei kuulu talle, merepõhi ei kuulu talle ja nii edasi. Kolmandaks, kaablid, mis läbivad Hormuzi väina, moodustavad vähem kui 1% maailma rahvusvahelisest liiklusest. See tähendab, et globaalse interneti jaoks ei ole see muidugi katastroof. Probleemid jah, aga mitte katastroof. Aga Pärsia lahe riikide, India ja osa Aasia jaoks on need kriitilised marsruudid. Seal katkeb ühendus. Ja siin toon välja olulise tsitaadi CNN-ilt. Kuna kasvavad hirmud, et sõda võib pärast Trumpi naasmist Hiinast uuesti puhkeda, annab Iraan üha aktiivsemalt märku, et tal on peale sõjalise jõu ka võimsaid vahendeid. Aga probleem on siiski reaalne. Täna on esimest korda ajaloos korraga suletud mõlemad peamised mereteed globaalse andmeside jaoks. See on Punane meri, kus on probleemid ja muidugi Hormuzi väin. Punast merd läbib 17 allveekaablit, mis kannavad enamiku liiklusest Euroopa, Aasia ja Aafrika vahel. Hormuzi väina kaudu kulgevad täiendavad kaablid Pärsia lahe riikidele. Mõlema marsruudi katkemine oleks ülemaailmselt laastav sündmus, eriti majanduslikus mõttes laastav. Ja oluline on märkida, et suured tegijad juba otsivad lahendusi. Näiteks ettevõtte Meta käivitas projekti Project Water Wars. See on uus 50 000 kilomeetri pikkune kaabel, mis lõpuks teadlikult möödub kogu Lähis-Idast, ühendades USA, India, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia. Aga need on tulevikuplaanid ja nende elluviimiseks on vaja aastaid. Lisaks peavad tehnoloogiaettevõtted isegi pärast sõda tegelema uue peavaluga Pärsia lahes. Need on need lõhkemata raketid ja miinid. Teisisõnu, isegi pärast sõda on tagajärjed piirkonna digitaalsele taristule tunda veel aastaid. Lõpuks sulges Iraan Hormuzi väina naftaliiklusele. Nüüd ähvardab ta selle sulgeda ka internetiliiklusele. Ja see ei ole enam lihtsalt sõjaline eskalatsioon. See on majandussõda mingil uuel tasemel, kus kaalul on tehingud, mille maht ulatub päevas triljonite dollariteni. Ja kõige muret tekitavam on see, et tundub, et Donald Trumpil ei ole sellele Iraani sammule ilmset vastust. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Nagu tavaliselt, kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Tellige kanal, vajutage kellukessele, see on väga oluline, et saaksite teavitusi ega jääks uutest saadetest ilma. Ja tellige minu Telegrami kanal, Petši ja News. Link sellele on selle video kirjelduses. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega. Linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.